Tere! Mida rohkem edeneb Eestimaa suvi, seda magusamaks lähevad reisijahi pakkumised. Tänane jahisaak on eriti ahvatlev. Me saadame inimese Itaaliasse Lido di Jesolosse. Reisikorraldaja Aurinko poolt on lennureis, ööbimine 4-tärni hotellis ja 100 eurot reisiraha. Reisikindlustuse eest hoolitseb ikka Salva kindlustus. Me ju lubasime ükskord linnast ka välja sõita, nii olemegi täna Keilas. Hakkame pihta! Tänasesse sihtpunkti Lido di Jesolosse Itaalias saab Tallinnast mugava otselennuga. Veneetsiast 30 kilomeetri kaugusel asuv kuurortlinn on populaarne puhkuseparadiis. Seal on võrratu valge liivarand, hulk hubaseid kohvikuid ja restorane, head ostuvõimalused ja vilgas ööelu. Sealset veeparki peetakse Euroopa parimaks. Kes lõpetab oma tänase töise päeva Keilas? Hoopis kuumas Itaalias. Tervist! Meie oleme tulnud Keilasse, et saata siit inimese reisile. Väga tore. Kas ei tahaks minna? Itaalia ootab ees, lennupiletid, raha antakse kaasa, reisikindlustus ka. Kuidas ma siukse nööbi maha jätan? Nii jätta ju. Kas laps saaks ise hakkama ilma emmeta? Vaikus, see ju tähendab peaaegu et jah-sõna. Ei, ma arvan, et siiski mitte. Kuidas läheb? Kuidas see Keilas elu veereb päise päeva ajal? Hetkel tulen posti järgi. Aga kas te ei tahaks sõita hoopiski Itaaliasse, Lido di Jesolosse? Iseenesest reisimise vastu ei ole mul mitte midagi. Aga lennuni on aega 3 tundi. Me peaksime jõudma Keilast Tallinnasse. Ma arvan, et ei ole üldse probleem. Ma mõtlesin, et ma võtan posti ja peale seda lähengi kohe Tallinnasse. Laps ütles eile õhtul, et tema on nõus selles saates ise üksi sõitma, isegi ilma vanemat. Kuigi laps on alles 8-aastane. Niimoodi kohe, et kohe oleks nõus reisile sõitma. Tema on teie fänn. Väga äge, mul on hea meel. Kas me nüüd saamegi sind äkki reisile saata? Ma arvan, et võib ju proovida. Esimene võistleja on 43-aastane ettevõtja Ivar, kes elab Keilas. Aga ma sain aru, et sa pidid kõigepealt minema posti tooma. Jah, ma olen kontorist, millel ma tulin posti järgi. Aga hea, lähme toome siis posti ära. Tere, noormees, kus me jookseme? No Keilas. Keilas? Jah, Keilas. Aga millega tegeleme? No elamisega, turismiga tegeleme. Turismiga saadate inimesi välja või võtate inimesi vastu? No natuke üht kui teist rohkem võtan vastu tegelikult. Vastu, aga mis oleks, kui läheks ise hoopis reisile ja jätaks kõik need turistid siia ja sinna ja läheks hoopis ise ära? No miks mitte? Aurinko poolt on meil välja pandud tasuta piletid, ööbimine 4-tärni hotellis, reisiraha 100 eurot antakse ka veel kaasa ja reis läheb Itaaliasse. Aga kuidas oleks, aga jätaks siis turistid, kus see ja teine ja läheks reisile? No miks ka mitte? Teine võistleja on Harlan, 33-aastane giid. Ka tema elab Keilas paari kilomeetri kaugusel kesklinnast. Koju asju pakkima otsustab ta minna joostes. Tee viib üle aasede ja väljade. Kuule, kas me peame üle põldudest nüüd jooksma või? Heinamaa ja läbi metsa või? Läbi metsa, jah, aga seal on metsarada, tee on olemas. No mingi paar kilomeetrit on veel. Jah, noh, teeme väikest jooksu veel. Teine võistleja Ivar toimetab tasa ja targu, võtab posti ja hakkab kodu poole minema. Aga sa elad siin lähedal siis kusagil? Ütleme mingisuguse kilomeetri raadiuses. Okei, ja millega me nüüd liigume? Ma arvan, et liiguks siis autoga. Okei, väga mugav. See on meie sõit, jah. Väga hea. Keila tundub väga äge koht ja tundub päris minu jaoks kui Saaremaa väiksest külast pärit tütarlapse jaoks ikka päris suur koht. Teine meeskond jätkab jooksusammul. Ja sinna natukene järsk, ettevaatlikult. Kõige parem on joosta lihtsalt. Sina võiksid mulle seda tõukakat laenata, ma saan kähku ju. Võib vä?
Margus, ma annan tagasi sulle, aitäh! Reisile, tublid! Tuleb tunnistada, et meeskonnad on üpris ebavõrdses seisus. Kertu ja Harlan annavad endiselt jalgadele valu. Teine võistleja Ivar aga jõudis juba koju. Post kaasa ja oi, Kuntsu, tere, mis sinu nimi on? tema nimi on Rihvi ja tema tahab kindlasti kallistada ja musi saada. Tule siia, ma teen sulle kalli ja musi. Sulle meeldib kaameramees rohkem, jah? Ma sain musi kodus. Aitäh! Oi, kui kodune teil siin on. Tore. Kiirustame siis äkki pakkimisega, et me ikka jõuaks esimesele lennujaama ja ei peaks kurbade nägudega pärast koju tagasi tulema. Seal peaks päris soe olema. Seal on päris soe praegu, jah. Peaks olema umbes 30 kraadi sooja. Viimaste andmete kohaselt. Sellisel juhul võtaks ühed lühikesed püksid. Tark tegu. Ühe kirju särgi. Oi, kui suvine see on. Õige reisisärk. Lõunamaine. Lõpuks on koju jõudnud ka teine võistleja Harlan. Vaikus. Siin on meil siin külmkapid. Vaatame, mis meil vaja kaasa võtta. Mida võtame hiire kaasa, võtame natukene. Sa hakkad endale süüa kaasa pakkima või? Mis me võtame siit kaasa? Kas sa tead, et sul on Itaalias hommiku õhtusöögid kõik hinnas? On või? Muidugi, sa hakkad süüa kaasa võtma. Aga mis? Need sööme siin koha peal ära. Okei, no sööme siis. Võid võib ikka kaasa võtta, seal on võid või? No, sul on hommiku õhtusöögid 4 tärni hotell, sa ei pea millegi pärast muretsema. Sa hakkad süüa pakkima siin. Võta ikka riided ja päikesekriim ja dokumendid ja sellised asjad. Okei, selge. Niiviisi. Ega sa siit endale nüüd ujumispükse ei otsi või prille? Mul on siit päikesekreemid. Päikesekreemid? Kõik on oma koha peal ära ilusti, hea leida. Koha peal olemas. Sul üks kukkus sinna maa, ma ei tea, mitu kreemi sa kaasa tahad võtta? Vaatame, nii. See on täitsa okei. See on ka täitsa okei. Okei. Siin on natukene sassis. Natukene on sassis, aga siin on hullu. Nii, okei. Siit võtame paar šampooni asjad. Nii, et võtame. Lühikespüksid võtame. Jaa, võta ikka lühikespüksid. Ja äkki sul on ka kusagil plätud? Plätusid ei ole. Lähme siit edasi. Hambaharjad võtame ka. Hambupasta. Hambupasta ka, jah? Jah. See on neil Iirimaa särk. Võtame selle ka kaasa. Nii. Rätiku. Sama edukalt pakib ka Ivar. Temalgi on asjad juba koos. Kõik, kott koos. Ma pole eluses näinud, et keegi, või selle saate vähemalt tegemise aja jooksul ma ei ole näinud, et keegi niimoodi kohvrit pakiks. Nii, ja nüüd näime teise majaga ära. Siit võtame plätud. See on nagu saunamaja, jah? See on saunamaja, jah. Ma nüüd tunnen, bassein! Tahad sa kohe ujuma minna? Sul on ju endal siin... Oi, kui soe vesi. Täiega. Kuule, ma kolin siia sisse, sa lähed Itaaliasse, ma tulen siia. Ma arvan, et mul naine ei ole sellega nõus. Võib-olla, ei noh, saunamajas võib elada keegi, aga äkki ujumismask ei lähe vaja reisi peal? See on minu jaoks väike, mina võtan sellisel juhul siis prillid. Vaatame igaks juhuks üle. ID-kaart on kaasas. ID-kaart on olemas. Aga siis Tallinna poole. Tallinna poole. Keilast Tallinnasse. Ja taas ongi võistlejate võimaluste vahel suur kuristik. Ivar sõidab mugavalt autoga. Harlanil on varuks ainult väledad jalad. Jookseme Tallinnasse, sinna vist 30 kilomeetrit. Jookseme samasse kohta tagasi, kust me tulime ja sealt me saame juba kas hääletada või mingi asjaga, sellepärast, et siit ei lähe mitte midagi. Ahah. Ivar on jõudnud Tallinnasse. Ta peab läbi käima naise töökohast, et vahetada ära auto ja oma ootamatust lahkumisest teada anda.
abikaasa on pangateller ja pole sugugi kindel, mis tema sellest arvab, kui perepea nädalaks ära sõidab. Aga nüüd vahetame auto ära, jah? Bensiin otsa ei saaks. Auto ära, et võtame naiselt auto ja jätame selle talle. Noh, siin ruumi rohkem. Siin on ruumi rohkem, jah. Uksed käivad ise lahti, ise kinni. Kus sinu naine? Tere. Teenendab hetkel. Ta juba tegi sihukest nagu, mis siin toimub. Ta on raudselt hästi tähtis ja pikk mingi toiming. Loodame, et ei ole väga pikk toiming. Meil on mingi probleem, jah. Meil on selline probleem, et meie tahaks sinu meest saata täna Itaaliasse reisile ja tema tahab minna ka, nagu ma näen. Mis sa arvad sellest? Palun. Kohe. Kohe on olemas, mul läheb kaua, ma ei saa nagu viivitada. Me pakkisime asjad ilusti ära, panime ujumispüksid kohvrisse ja kõik on korras, nii et ma loodan, et nüüd me võimegi joosta. Okei, siis ma lähen lapsele järgi. Ma võtsin auto ära. Aga teise auto võti? Aga soovi midagi kaasa ka, mamme? Head seda päevitamist ja vett. Okei. Head tööpäeva. Tšau! Kuidas läks naisega ju? Ma arvan, et suht kiiresti läks, kuna me eile sai seda saadet vaadatud. Kas kiirustama rohkem? Siis tuleb teha pikka sammu. Jah, see on mul olemas. Nii, kuidas need peened uksed nüüd käivad siin? Ivar peab nüüd vaid tütre loomaaiast peale võtma, kes on seal klassiekskursioonil ja siis pole tal enam ühtegi takistust, et lennujaama minna. Harlan on alles Keilas ja püüab ka kuidagiviisi Tallinnasse jõuda. Kas tõesti on tänase võistluse tulemus juba nii varakult otsustatud? Tervitus! Eesti keeles paruski. Eesti keeles, väga tore. Et meil on selline küsimus, väikene palve tegelikult. Et ma konkureerin ühe inimesega, et minna reisile. Ja siin on TV3 teeb saadet, et kas te tahaksite saada kuulsaks või ma ei oska öelda. Meil on niiviisi, et me peaksime minna Tallinnasse. Kui te ise lähete Tallinnasse ka, siis me oleksime väga tänulikud, kui te võtaksite neid peale. Kui ei taha, siis... Ei, kahjuks ma just linnast praegu tulin ja linna ma ei lähe ja ma ei oska kedagi soovitada ka nii järsku. Järgmisena püüab Harlan tee ääres õnne. Niiviisi, aga siin saab ju hääletada ka. Tulge ka ilusti. Issand jumal, inimesed ehmatavad ära, sa ju hüppad täitsa tee peale ette. Tuleb hääletada niiviisi hästi emotsionaalselt. Pärast pausi näete, kas Harlan üldse jõuab Keilast välja ja millise ootamatu üllatusega lõpeb tänane saade. Aga me ei saa eristada jälle. Reisijaht on täna Keilas ja pani omavahel võistlema 2 Keila meest, ettevõtja Ivari ja giid Harlani. Kuid kohe algusest peale on võistlus kulgenud ebavõrdselt. Ivaril on liikumiseks kasutada oma auto, Harlanil on varuks vaid kiired jalad. Nüüdseks ongi Ivar juba Tallinnas teel loomaaeda, kus ta võtab auto peale oma tütre. Kuid Harlan, tema püüab õnne pöidlaküüdiga. Tõelise päästjana saabub lõpuks marsruuttakso. Me oleme head reisijad. Keila, Tallinn, Keila. Jah. Okei. Nii, uksed avanevad automaatselt. Tõesti, mahub 3 inimest peale, jah? Harlan, ma olen aru saanud, et sa oled usklik. Jah, oled veel, jah. Milline sinu religioon on? No, tavaline ristiusk. Ristiusk? Oled selline tõemeeli ja käid ikka pühapäeval kirikus ka? Minu põhimõte on see, et ma olen jumalast kõvasti kinni ja siis on nagu asi hea, sellepärast et Jumal on ainukene stabiilne asi maailmas. Teine võistleja Ivar ootab Tallinnas loomaaia väravas, millal lõpeb tütre klassiekskursioon. Ajatäiteks teeb ta ära Salva reisikindlustuse. Vaata nüüd salva24.ee ja hakkame tegema, et kõigepealt reis valida. Reis. Kuid nii kiiresti, kui käis nutitelefonis kindlustuse vormistamine, enam edasine ei kulge.
Ivari tütar on ikka veel klassiga loomaaias ekskursioonil ja teda tuleb pikalt oodata. Nii, kell on juba väga palju ja last ei kusagil. Aeg muudkui kulub. Ma mõtlesin, et äkki teeks mingi jäätise vahepeal äkki. No seda ka teha. Väga hea. Palun mulle üks viivakolor, see roheline. Viivakolor, jah. Ehituspoejad. Nii mina võtan selle. Maiuse. Aitäh. Loomaaed. Et kutsun soojalt loomaaeda. Seal on hästi palju loomi, keda saab vaadata. Samal ajal on teine võistleja Harlan jõudnud Tallinnasse. Ta peab veel korraks kolleegiga nõu pidama, kas ta saab nädalaks oma giidiametist vabaks. Aitäh teile. Nii, lähme edasi. Edasi käib kõik ikka kondimootori ja ühistranspordiga. Mahume peale. Just, kas mahume kaameraga ka peale? Step by step. Siis ei pea Harlan paljuks peatada turistide ekskursioonibussi. Väike palve, meil on lihtsalt telesaade, kas saate kuni Tallinna Ülikoolini lihtsalt hoida meid peal 3 inimest, kuni Tallinna Ülikoolini. Tule! Lähme joole! Suured tänud teile. Suured tänud teile. Suured tänud. Nii abivalmis bussijuht, aitäh! Saate kuulsaks. Okei. Nii, ja nüüd. Samal ajal, kui Harlan ja Kertu võtavad üles üha pöörasemaid tuure, on teine võistleja Ivar toppama jäänud. Ta ei taha tütre loomaia ekskursiooni katkestada, aga ilma tütreta ta ka lennujaama sõita ei saa. Aga me ei saa üritada talle. Äkki nendel venib ja läheb üle või? No aega on veel 8 minutit. Harlan jõuab kontorisse, et kolleegiga oma reis kokku leppida. Tere! Kuule, mul on sulle üllatus, saad kuulsaks nüüd. Mis muud on kuulsaks? Kuule, ühesõnaga, see oli naljakas asi, et mulle tuldi lihtsalt juurde öelda, et osale saates kandideeri 2 inimesega, kui oled kiirem lennujaama jõudmisel, siis lähed reisile. On ta lootust nagu saada või? Ma ei tea, ta on juba aeglane olnud siin. Ta on juba aeglane? Ma ei tea. Oota, aga teised on juba saanud juba? Me ei tea seda. Mina ei tea seda. Ega mõni sama ei saa ju pingutada ju, no kuulge. Täpselt. Alati on võimalus, sellepärast, et ega siis Jumal on ju selle pakkumise saatnud, siis alati on võimalus. Ja aga te usute Jumalat? Mina ei usu, aga mängija usub, tema peab uskuma. Aga uskuge ka, sest Jumal on hea. Aga ma usun siis. Oota, mis nüüd siis nagu, et... Me peaksime saama nüüd kõigepealt töölt ära, kas sina oled nõus asendama teda? No kui aus olla... Raske vist on, aga... Ei ole muidugi nõus, aga noh. Siiski otsustab kolleeg Harlani aidata. Kontoris tehakse arvutis ära Salva reisikindlustus. Olgu ükskõik kui kiire. Selleks tuleb ikka aega leida, kuna ilma reisikindlustuseta ei soovitata minna ka turvalisse kuurortpiirkonda. Ja siis asutakse teele lennujaama poole. Kus sas? Lennuk läheb vähem kui poole tunni pärast. Ka teine võistleja Ivar pääseb lõpuks liikuma, kui loomaia ekskursioonilt saabub tema tütar. Lapselga mitte. Tere tüdrukud! Näe, Karmen, millest teile jutt oli? Minu nimi on Teele. Väga meeldib tutvuda. Meie tahaksime sinu issi saata täna Itaaliasse. Lendab kohe, meil on ilgelt kiire, et kas ta jõuab lennujaama esimesena või jõuab ta teisena. Oled sa näinud seda saadet kunagi? Hästi kiiresti peab lennujaama jõudma. Mis sa arvad, kas me nüüd saamegi issiga hästi kiiresti lennujaama? Ei tea. Aga lähme proovime, üritame, äkki me võidame ja issi saab reisile minna. Nõus? Auto peale korjatakse ka Karmeni parimad sõbrannad ja võetakse suund lennujaama poole. Ma loodan, Karmen, siis juba lennan! Nii, vihmad peale. Kõik see pere. Rääkige, mis siis loomaaias oli põnevat? Me käisime klassiga. Nii, ja mis te nägite seal? Jääne. Jääne? Väikseid ja suuri ka. Me nägime seda isast
Anti ka. Sina istud keskele, sina. Istu keskele. Seal lastetool ka. Okei, ma istun lastetooli peale siis. Üpris ebavõrdselt alanud võistlus on muutunud ootamatult tasavägiseks. Pole kiiremini, meil on vaja torpeedot vaja. No me oleme ikka päris palju aega raisanud igal pool. Oleme või? Jaa, sellepärast ei teagi nüüd. No selge, jah. No eks me sõidame otsa on ju, et äkki veel jõuame, jah? Jaa, alati võib olla, ega siis siin on nii palju õnnega ka pistmist. Täpselt. Ja no see ikka õnne peab olema, jah? Ma ei tea, kas olete vist taipanud, et ma ikkagi natukene olen usklik inimene ka, et kui nagu Jumal on sees, siis on nagu väga hea. Ja kui uskuda Jumalat, siis oled õnnelik. No mina arvan, et see nagu annab väga palju juurde, jah, täpselt. No mina ütlen samamoodi, et mul on näiteks väga lõbus siin saates osaleda, et isegi kui ma ei saa, et mul on selline adrenaliin juba sees, et saab seal midagi teha, mida ma olen kunagi varem teinud. Mina tõesti olen mures, meil on, ma arvan, lennuni jäänud umbes pool tundi. Me saime lapsed kõik peale. Enda oma ja rohkem veel ka lisaks, mis on väga klassiõdesid ja sõbrannasid. Aga me ei tea, kui kaugel on teised võistlejad ja kas meie oleme esimesed või teised. Lennujaam paistabki. Ma arvan, läheb ülevalt, jah? Jah. Et täna on ka ilus päike, ilus ilmata. Piibel käes, see on põhiline. Nii, kes tuleb siit poolt? Kõik on juba sealt poolt väljas. Lapsed on juba kõik sealt poolt väljas. Okei, kus see uuring võib olla? Olen ju ammu käinud siin. Kiirustage issit, nüüd issi peab jõudma ju esimesena. Auto uksed vaja ka ikkagi lukku panna. Tervist, vabandage, kas auringu, kus pool? Siin. Teie olete esimene. Palju õnne! Ongi nii või? Mina olin kõige aeglasem ja ma olen esimene. Harlan võitis. Itaaliasse sõidab tema. Siina. Noh? Tervist. Tervist. Kahjuks jäite teiseks. Mis te lubasite nüüd? Te lubasite issile suure kalli teha? Pole hullu. Tütre suureks kurvastuseks isa reisi ei võitnud. Mis teha? Harlan, nagu sa tead, selles saates peab väga palju õnne olema ja täna oli õnn sinu poolel. Palju õnne sulle! Suured tänud teile ja suured tänud, ma ei tea, kõige kõrgemale ja ma tahaksin, et pärast seda saadet suhtumine kristlastesse muutuks mitte nii, et nagu nad on imelikud, vaid et tegelikult õige kristlus on see, kus inimesed lihtsalt annavad au Jumalale ja lihtsalt rõõmsad, ongi kõik. Kuid siis juhtub midagi ootamatut. Ja lihtsalt ma tahaksin, et kogu au läks Jumalale, mitte mulle, mitte saate tegijatele, vaid Jumalale ainult. Ja ma tahaksin anda saate selle võidu üle. Teie issi läheb reisile. Talle praegu lihtsalt kingiti reis. Kuigi ta jõudis lennujaama teisena. Teile aga siis tema vahetus? Siis tema vahetuse. Palju õnne, Ivar, sul on kingitud reis Itaaliasse. Sul on olemas 100 eurot reisiraha ja muidugi ka Salva kindlustas kogu sinu reisi ära. Ma ei tea, lapsed, mis te lubasite teha, kui issi pidi võitma? Lakke hüppama, näidake. Harlan, aga sinu pingutused on samamoodi väärt ja sinule on nüüd Kalev Spa kinkekaart. Wellness-keskus uus ootab sind, saad massaaži ja suures veekeskuses lõõgastuda. Palju õnne sulle! Aitäh! Teiega aga, head vaatajad, kohtume juba pärast Jaani nädalavahetust ehk siis 2 nädala pärast. Ja nagu näete, juhtuda võib ükskõik mis. Aitäh vaatamast, näeme jälle. Tšau! Tšau!